tervitused kõigile. Täna näiteks teile videot, mille tegi mu tuttav Sinimägedest ja hoiatuseks, tema sõnad on seal hoiatuseks Mart Helmele, kes läks Narva, et Narvas hoida siiski ka ja üldse Ida-Virumaal hoida silmad lahti, ütleme, mitte ainult Ida-Virumaa, aga samamoodi ka Tallinn on täis inimesi, kes ei austa Eesti iseseisvust ja me ei pea Eesti riiki võib-olla mitte milleski. Ja siiamaani me ei ole unustanud ja neid sündmusi olime ju pikalt olnud juba iseseisvad, kui 2007. aastal vene keelt rääkivad või venelased, ükskõik kuidas neid nimetada, hakkasid mässama ja näitasid, et nad ei austa meie riiki ja meie iseseisvust. Ja siin on siis see video, muide, videosaatja ei ole küll rahvuselt eestlane, aga on äärmiselt hästimeelne mees ja kuuludes ka Kaitseliitu. Kaitseliidust tahaks veel öelda nii palju, et esimese Eesti Vabariigi ajal ei olnud Eestis ühtegi kooli, kus oleks leidunud mõni õpetaja, kes ei kuulu Kaitseliitu. Loodan, et tänapäeval ka asjad muutuvad ja leidub rohkem inimesi, kes astuvad Kaitseliitu ja ei ole valmis esimese, ütleme, rünnaku peale Eestist jalga laskma, vaid on valmis Eestit kaitsma. Seega vaatame videot, mille saatis mulle mu tuttav. Olen siin Sinimägede memoriaalil, et teen sulle väikse video. Olen siin varemgi käinud, aga ühte asja ei pannud tähele. Et aastaid olen teadnud, et siin käisid lahingud, aga pole kunagi süvenenud. Ja pigem minu jaoks oli see mälestusmärk nagu kõikidele langenutele sõdades. Paraku süvenesin ja sain aru, et see ausammas on püstitatud või mälestusmärk Eesti eestvõitlejatele. Ja mis mind köitis, et Mart Helme käis pugemas Narvas venelastele, öeldes, et 2007 aprill 28.7 Eesti rahvas avaldas meelt. Tallinnas, kuid ma tahaks näha, kes Eesti rahvast oleks seda teinud. Mälestusmärk teise maailmasõja ajal langenutele. Nii, ümber lükatud. Nii, see on esimene kivi. Teine kivi on vist kõikidel langenutele teise maailmasõjas ja purustatud. Nii, aasta. Oota, aasta. Kurat, näed. Nii, kolmas. Samamoodi. Purustatud. No nii, Helme ja ekrelased, kelle hääled te olete püüdma. Olgu, jõudu jaksu. Ma tahaks teada, kes oleks olnud eestlastest siin vandaalitsenud nende mälestuskivide kallal. Jõudu!